Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed. Eesti kardispordi meistrivõistlused lõppesid 8. etapiga Tabasalu kardirajal, kus selgusid 6 võistlusklassi parimad. Aprillikuus samalt rajalt alguse saanud võistlussari täitis oma eesmärgi, väga aktiivne oli lähinaabrite osavõtt, parimal juhul oli korraga rajal 7 riigi võidusõitjad. Edukalt õnnestus 2 uue klassi mikro 60 ja mini 60 juurutamine, kus läbi hooaja oli stardis vastavalt 18 ja 22 noort võidusõitjat. Kõikides klassides kokku oli igal etapil pikas rivis rohkem kui 100 noort. Otsustaval etapil kujunesid kõige põnevamaks sündmused võimsates ja kiiretes klassides, milleks 9 oli KZ2. Terve nädalavahetuse oli hea soos Anti Rammo, kes paralleelselt kardiga ka Eesti autode ringrajas vormel skandiklassis kenasti sõitis. Kui vormelil oli selle hooaja saagiks pronksmedal, siis kardil oli kaalul juba kuld. Tabasalus oli Rammo kiirem nii kvalifikatsioonis ja võitis kindlalt ka eelfinaali. Finaalis aga start ebaõnnestus ja favoriit langes koguni 3. Tõnis tegi suurepärase stardi, tõusis kohe ette ja hakkas meid vedama. Ja see, kas on Denista nimi, see valgevenelane, suutis ka väga hästi Tõnise tempos püsida ja tegelikult ega poisid võtsid niimoodi üles, et ma pidin ikkagi ka vaeva nägema, et seal kaasa minna sellega. Tõnis Liigmani tempos sõideti 9. ringini, mil Rammo kart võistluste käigus aina paremasse hoogu läks ning peagi oli ta juba võistluste liider. 21-ringilise finaali viimasel ringil viis Rammo Tabasalu raja rekordi uude sekundisse, kui sõitis esimese mehena välja aja alla 34 sekundi, täpsemalt 33,950. Tema sõnul polnud see aga eesmärk omaette ning selline ring, kus kõik rajal klapib, on pigem juhuse küsimus. Sõitja seisukohalt ei ole otse vahet, et kas see number on alla 33 või üle 33, et see on lihtsalt üks hea ring, mis sai kokku võidusõidus ja siis selline oli see number selle ringi järgi, et ma ei oska muud öelda, et lihtsalt hea ring oli. KZ2 klassis tegi oma debüüdiga noor võidusõitja Gabriel Dominic Sergo, kes sellel hooajal proovis oma kätt juba autode ringrasõidus BMW Cup klassis. Eelfinaalis oli ta 3., kuid finaaliks enam püssirohtu ei jagunud ja Sergo ületas finišijoone 7. Anti Rammo kutsub üles ka teisi vormel- ja kereautode sõitjaid treeningu mõttes kaardivõistlustel osalema. Selle suure autoga sõitmine on midagi, mis paneb sõidust hoopis teistmoodi mõtlema ja teistmoodi analüüsima ja siis kui kardirool istuda pärast, siis selle võtab sõitja kõik kaasa ja suudab oma kardisõitu ka teistmoodi vaadata ja analüüsida ja neid kohti paremini üles leida, kus saaks veel natuke pingutada ja natuke juurde ja võib-olla kuskilt, kus natuke tagasi tõmmata ja siis lõppude lõpuks tuleb paremini välja. Et selles mõttes jah, kindlasti on teineteist täiendavad. Eriti just sellesse KZ2 klassis ja käikudega klassi, et ta on väga kiire. See tähendab, et ta on füüsiliselt ja mentaalselt ka hästi kurnav ja see just sellise keskendumisvõime ja arendamiseks ja kiiruse arendamiseks on kindlasti suurepärane klass. Et kõikidele autosõitjatele selle masinaga sõitmine tuleb kasuks, üldse ei ole kahtlustki selles. Tabasalu etapi finaalis oli teine alles viimase stardikohalt alustanud Maarjo Vendla ja seda napilt Tõnis Liigmani ees, kellest ta möödus alles viimases kurvis. Pärast finišid mõtteid vahetades selgus, et mõlema sõitjärvetes oli lõpuni jäänud veel üks ring. Vendla, kes kõiki etappe kaasa ei sõitnud, jäi hooajaga rahule, sest poodiumi koht oligi ju eesmärgiks seatud. Ma nägin eelviimasel ringil enda teada, et 3 ringi on lõpuni ja arvasin, et siin on veel aega, aga et see täitsa viimase kurvi peale jäi, seda ma oleks osanud arvata, et see tuli üllatusena. Aga see tuli mulle kasuks. Et tähendab, et kiirus oli väga hea, kui juba numbrid topelt nägema hakkas. Kiirus oli jah selles suhtes päris hea, et ei saa salata. Kokkuvõttes tuli Eesti meistriks Anti Rammo, teine oli Hanno Rajamets ja 3. Tõnis Liigman. Rotax Max klassis oli juba eelmisel etapil endale meistritiitli kindlustanud Aavo Talvar, kes oli ootuste kohaselt parim ka Tabasalus. Nüüd on ta juba ühtlasi 8-kordne Eesti meister. Ühtlasi võitis ta kõik selle hooaja Eesti meistrivõistluste stardid.
Tabasalus oli teine Sten Piirimägi ja kolmas Kairo Kivi. Tassid võit jälle käes jah, et sõita oli väga raske, kuna rajal on nii palju pidamist peal, et eksimused väga kerged olema. no enda nimele kuulunud rajarekordi lõid taaskord üle, mis on sellel aastal väga mitmel etapil juhtunud, mis siis selle hooaja võlu on, et neid rekordid kogu aeg purustada? No eks kindlasti palju sõitmist, et ja mitmeid tuhandeid kilomeetreid see aasta ja kogemused ja kõik need mängivad kokku. Et Rotaxi maailmakarika finaalis võime oodata tulemust? No seal on ka õnnega, et näeb, mis juhtub, et peaasi, et oleks kohe esimest treenis kiirus üleval, et siis läheb edasi. Rotax TD2 klassis võidutuses viimasel etapil Sten Piirimägi, kelle hooaja põhieesmärgiks oli aga siiski Rotax Max klass, kus Taavo Talvar järel sai hõbemedali. Kolmas oli Hannes Tampere. Rotax Masters klassis oli finaalis parim Priit Sei, kes sai samuti ka meistrivõistluste kulla. Nii Tabasalus kui meistrivõistluste teine oli Elvis Väinsaar ja viimase etapi kolmas Erki Lehiste, kokkuvõttes ka kolmas Taisto Leer. Alati põnevas Rotax Junior klassis võitis etapi ja ühtlasi meistrivõistlused Kaspar Korjus, kes pidas seda hooaega oma parimaks. Teiselt kohalt on see aasta ikka stardi väga hästi läinud, et isegi vist kõik korrad teiselt kohalt stardi võitnud, et jooplased stardis minema sain, muidu poleks nagu võib-olla isegi seda võitu tulnud, et kiirus oli korras ja mehaaniline pool oli ka täiesti hea, et pidime palju punnitama. See aeg oli kindlasti mu parim aeg, et 3 tiitlit on see aasta tulnud ja ei tea, kas siis tuli ka see või ei tulnud, aga kindlasti on väga rahul. Ehk siis Rotaxi finaalile lähed lootustega ikka? Ja suurte lootustega. Tabasalu etapil sai teise koha Oliver Nurmik, kes alustas sõitu alles 13. kohalt ehk viimasena. Väga palju võitlust oli seal kohtade peale ja niisugune pukslemine käis, aga lõpuks suutsin sealt välja tulla näks. Mis sa ise arvasid, Kaspar oli juba vist püümatus kaugus, et tal läks start väga hästi? Kasparil läks tõesti väga hästi start ja ta oli täitsa eest ära, et sinna poleks jõudnud järgi talle. See vahepeal oli päris palju pukslemist ka, et sina kannatada ei saanud? Ma eriti ei kannatanud, lõpu viimane kurv oli niimoodi, et tuldi tagant sisse, aga ma suutsin oma kohta hoida ja et kõik läks hästi. Kokkuvõttes oleks võinud kindlasti parem minna, et hooaja keskel oli palju tehnilisi probleeme ja mistõttu saime punktideks ainult nullid ja niimoodi. Et kokkuvõttes olen umbes vist 5. kohal, aga oleks võinud paremini minna. Kolmandana lõpetas 8. etapi Artur Ploom. Meistrivõistluste kokkuvõttes kuld Kaspar Korjus, hõbe Jan-Erik Meikup ja pronks Artur Ploom. Mini 60 klassis sai esimest korda võidurõõmu maitsta Andreas Lootus, kui ta edestas finišivõistluses napilt selles klassis debüteerinud Rimo Kadapiku. Suuremaks konkurendiks pidas ta ikkagi Ira Sidorkovat, kes on ikkagi selle klassi kogenum ja lõpetas seekord 3. No Andres, räägi, kuidas see võistlus välja nägi, et mis seal lõpus siis juhtus? Rimmo libises ja siis ma sain sisse nagu esiotsaga ja siis olin võrdselt ja siis saingi nagu, tal läks see elektripostikurv natuke niu, libib välja ja sain mööda tast. Keda sa suuremaks konkurendiks pidasid, kas Rimmot või Irat? Irat. Mis pärast? No ta on palju sõitnud ja kogenud sõitja. Eesti meistriks tuli selles klassis aga venelane Aleksandr Vilajev. Parim eestlane oli teise koha saanud Robin Särg. Pronksmedali sai hooaja kokkuvõttes Paul Aron. Mikro 60 klassis oli Rimo Kadapik juba endale meistritiitli enne viimast etappi kindlustanud ja nii jäi võimalus etapi võiduks teistele. Finaali võitis Patrik Kenok vaid 0,2 sekundise eduga Martin Juhaes. 3. lõpetas Jan Kalmet. Üldvõitja Rimo Kadapik, teine Karl Sei ja 3. Christopher Lepaste. Kõige noorematele mõeldud kadettklassis veel meistrit ei selgitata, kuid Tabasalus oli kiiremaks Oskar Männamets, teine oli Siim Sepp ja 3. külalisvõistleja Kolja Sobolev. Koos viimase etapiga selgusid Tabasalus ka edukamad Eesti koolispordi meistrivõistluste arvestuses. Esikoha sai 60 punktiga Gustav Adolfi gümnaasium, 56 punktiga oli teine Tallinna Inglise kolledž ja 48 punktiga 3. Tallinna Kivimäe põhikool. Ühtekokku olid esindatud 34 kooli. Kodune kardihooaeg on sellega lõppenud, sõitmata on veel Rotaxi maailmakarika finaal, mis toimub novembri viimasel nädalal Hispaanias Valencias.
Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed.